tere taas kõik kanali jälgijad. Täna läheme siis ühele metsajärvele ja hakkame püüdma haugi. Et haugi püük siis lantidega ei ole teps mitte kuidagi igavam, kui on ahvenapüük. On ta palju liikuvam püük, tuleb puurida rohkem auke ja kala otsida. Aga põnevaks teeb selle see asjaolu, et kui vett on vähe all, siis haugi löögid, kui ta lennu pealt tuleb, sööstab, siis need löögid on tunduvalt tugevamad kui ahvenamad. Ja mul on siin tihtipeale nii juhtunud, et lööb lausa ridva käest ära. Ilm tuleb täna väga ilus, väike vaikselt ronib pilve tagant välja. Et läheme siis vaatame, mis me siit järvelt täna kätte saame. Nii, järvele jõudes siis viskame ka jope selga. Et paljud on siis ka küsinud, et kas külmemate ilmadega selle ujuva kombega siis külm ei ole. Aga võin öelda, et absoluutselt ei ole. Et mina siis investeerisin rohkem alusriietusse kui pealisriietusse, et mul on tähtis, et oleks ujuv ja oleks turvaline vee peal olla. Et kannan ma siis siin jope all külmade ilmadega 3 kihti Merino villa. On siis esimene kiht on selline hästi õhukene Merino villast soepesu, siis on paksem ja peal on siis paks Merino villast kampsun ja mul ei ole isegi ka -15 kraadiga külm hakanud. Et igal juhul, kes siis soovib kvaliteetset alusriietust, siis soovitan kõigile Merino villa. Nii, ja haugi hakkame siis püüdma sellise püügivahendiga. Nime järgi ütleks, et on algselt nagu loodud kohapüügiks, aga sobib ta kõigi suurtemate kalade püügiks. Peal on siis Hurricani 1000 rull, mis on siis väga-väga kerge. Et talvise püügi juures ongi see hästi oluline, et see varustus oleks sul käes hästi kerge, et sa tunneksid igat kalalööki. Ritv peaks siis haugi püügi puhul olema suhteliselt jäik, kuna landid, mida kasutan, on suhteliselt suured. Trossi ma siis ei kasuta, on mul siin ees siis selline fluorokarbonist lipp seotud jämedusega 0,45, et see kannatab ka natukene haugi hammast. Et kui peale kala tabamist siis see lips natukene läheb karvaseks, siis tuleb see siit läbi lõigata ja lõks uuesti otsa siduda ja saab püüki jätkata. Et ei ole ma siiani ühestki landist veel ilma jäänud. Et reeglina on siis nende väiksemate haugide hambad just teravamad kui nende suurte ja vanade mammide hambad. Hakkame siis püügiga pihta, puurime siis niisugune 8-10 auku ja töötame nad kõik läbi ja hakkame järjest liikuma ja kala otsima. Vaatame siis, kui kaua läheb, et täna esimene tabada. Soetasin ka siis puurile vahepeal uued terad, et nüüd lõikab nagu võid. Ahah, no see on väike. See on väike. Et need ei läinud väga kaua aega. 3-4 tõstet augus ja 3-4 tõstet ja oligi olemas. Nii, mis sul siin toimub? Võtame siit vöö peal, on mul selline abivahend siin, millega on hea neid konkse ära võtta. Nii. Hopsti. Läheb tagasi. Ja kindlasti peaks siis olema ka sidur reguleeritud. Et ei tohi ta olla liiga kinni ja samas ka mitte liiga lahti. Et ma tean siin juhuseid küll, kus meestel on olnud kettal sidureid täitsa kinni ja on tulnud otsa siis ikka väga-väga suur kala ja all on olnud ainult meeter vett, siis meestel on sõna otseses mõttes on ainult ridva käepidemed on kätte jäänud, ülejäänud osa on ära murdnud ja lihtsalt ära läinud ja ongi kõik. Et need ei ole mingid legendid, vaid tõesti nüüd lood. Ahah, ei olnud see ikkagi auksid ja see on juba natukene suurem. See on juba mõõdukala, jah. See on juba mõõdukala. Aga noh, kuna siin järves on see haug on suhteliselt muda maitsega ja ma ise haugi väga ei söö, siis laseme täna jälle kõik kalad tagasi. No mine. Ops. Ahah, no, hopsti. Läheb kala natukene ilusamaks juba. See nüüd küll võib-olla kilo ei kaalu. Aga see oli juba
selle kala löök oli juba täitsa tugev. Nii, mul on siin vöö peal olemas kohe need lõuarauad ka, mis on küll suhteliselt väiksed, et suurtest lõuaraudadest ma jäin ilma paraku. Olid need ühe suure augi lõugade vahel ja see raputas pead korra ja lendasid nüüd üle paadi ääre, et pean soetama uued. Et ühesõnaga, kes teab, kus müüakse siis suuri ja tugevaid lõuaraudasid, siis võib mulle siia video alla jätta kommentaari. Et need, mis siin praegu on kalal lõugade vahel, et need ei kõlba tegelikult mitte kuskile. Et ongi sellise väikse haugi vabastamiseks, aga 5-kilosel augil sa nende asjadega suud lahti ei tee, et see ainult aug naerab selle peale, vaatab, et kuule poiss, mis kuradi traadipulgad sul käes on. Nii, aga laseme selle ka tagasi, see on juba palju ilusam visend. Nii, aga nüüd see tamiil käis tal seal lõugade vahel päris korralikult, et ja nüüd siin on näha kohe, et on tugevad täkked sees. Lõikame korraks selle liini läbi ja seome landi uuesti otsa. Et on mul siin vöö peal siis igasugu vidinaid joo-jooga sellised käärid, siis on see selline pulk, millel otsas on siis selline hea aas, millega on hea konks ära võtta. Enamasti ma kasutan seda küll ahvenapüügil, kui näiteks kasutad ketiga sikut, siis sellega on väga hea seda kurgust seda ketti kätte saada. Siis mul on siin vöö peal veel rätik, mis on kindlasti, ütleme nii, et see ilma selleta ei tasuks kalal tulla. Hoiab käed kuivad, teisel pool on siis söel, samamoodi nende joodega ja siis on, täna panin ka siis need lõuarauad siia külge, et oleks kogu aeg käe ja jala juures kõik asjad. Nii, põhjas on siin palju salatit. Aga selle salati peal on ka palju kala, nii et ärme lanti päris põhja lase. Jah, näete, nii kui panin, kohe lõi otsa. Et kõigepealt salat ja siis võtame kohe liha järgi. Et sellepärast tulekski lant ka augipüügil auku lasta hästi rahulikult ja vaikselt. Et võtab tihti vajumise pealt, nagu praegu ka näha oli. Aga no see on jälle pliiats. Nii et läheb auku tagasi. Aga menüü on korralik. Kõik on olemas, nii salatit kui ka liha. Sellise vahepalaga siis see tänane püük ka lõppes. Said mul kõik 3 kaamerakut, mis mul kaasas olid, tühjaks. Kaamera käis pidevalt. Jäid ka paraku mõned kalad kaadri taha. Õnnestus mul siis üks mõõdukala veel tabada. Kokku ma sain neid 3 tükki täna ülejäänud olid siis alamõõdulised. Räägiks siis ka natukene sellest raskustinade valamisest. Nimelt hakkasime siis valama erinevaid džiigipäid, seburaskasi, pirnikujulisi tinasi, tonkatinasi ja nii edasi. Ja tootevalik järjest läheb suuremaks, et kevade poole tuleb vorme juurde, et tuleb igasuguseid huvitavaid tooteid. Idee siis tuli sellest, et tihti olid mul siin Kesk-Eestis mingitest asjadest puudus, polnud osta ja siis tekkis mõte, et aga miks mitte teha ise ja pakkuda siis oma toodangut ka teistele. Ühesõnaga, hoidke siis Facebooki lehel silma peal. Kevadel siis korraldan suure jagamismängu ka, kus siis hakkan kõikidele normaalselt tina andma. Ja loodame, et asjal on ka jumet. Siiani, kes siis on tooteid juba tellinud ja ostnud, on väga rahul ja kvaliteet on hea. Ühesõnaga, jälgige Tellest Fishingut nii YouTube'is kui ka Facebookis ja näeme juba järgmisel korral.